Nüüd siis juba Räpina sadamas võib ütelda väike traditsioon. Teist korda on siis meil Räpina avatud kalasadamate päev ja kalasadamate päeva võib praeguseks kellaajaks juba ütelda seda, et on üsna korda läinud. Praegu käis siis suurem laev, mis käis kutseliste kalameeste mõrra püüki vaatamas, kokku seda ligi 150 inimest sai 2 reisiga seda vaatamas käia, mis inimestele pakkus päris huvitavat vaatepilti, ikka naha ehedalt, palju peab selleks tööd tegema, et kala kätte saada veest ja ei ole kerge kutselise kalamehe elu. Et see avatud kalasadamate päevaga me sadamas avame siis nagu navigatsioonihooaja, aga samas on see päev mõeldud selleks, et siis nagu populariseerida ja anda siis informatsiooni, kuidas kutseline kalapüük tegelikult käib. Ja selle kalapüügi ja väljasõidu käigus saime rääkida siis meie suurest järvest ja kuna Räpina vald on täna Peipsi ääres kõige pikema rannajoonega omavalitsus, siis on see meil siin põhjust uhkust tunda, et ka siin sadamas elu käib. Ja tänasel päeval kisub sinna osalevate arv, vähemalt kes külastavad tänase või praeguseks ajaks kuskil juba vaata 1000 inimese ringis on siis nüüd siin sadamast läbi käinud, ühel või teisel määral osalenud siin kas töötubades või vähemalt, mis on siis kindlasti kalasadamate päeva selline põhiasi, et peab olema värske kala ja värsket kala, värskemalt enam kala olla ei saa, sest siin on veest välja püügist kuni siis piltlikult öeldes sadamasse letile või sadamas inimestele müümise hetkeni mingi veerand tundi olnud vahen, et täiesti elav ja täiesti värsket kala. Ja mis puutub ka sortimenti, siis kohalatikas isegi angerjat, hästi juhtumisi trehvas mõrras ka olema ikka väga tõsise suurusega käevarra jämedune angerjapoiss, küll kahjuks üks ja nii suur. Need päev on sujunud.